On sulelisi, karvalisi, käis kõik ilma maa, kuid meie külas kõige parem jaa. Kuid tuju kurg ja meel on mord, siis ainult mõtle saa, et kuskil kaugel päike lotte maa. Et kuskil kaugel päike lotte maa. Masinast välja sain naad, oma masinast tõmmata. Nüüd mul uued püksid ja laad. Naised, kuulake nende sõnu nüüd, kui te tahate, et me kannaks rüüd. Mamma mia, anna püksid siia, ei saa, tahan ise kanda. Mamma mia, anna traksid siia, ei saa, jookse parem randa. Mees, kellel püksid jalas. Head sõbrad, ma olen jõudnud Lottemaale, aga et mul oleks siin julgem ringi käia, selleks laenasin ma ühe pisikese tütretirtsu operaatorilt, tema nimi on Melissa. Nüüd me läheme avastame Lottemaad, on ju? Anna, mul on siiralt hea meel, et ma olen jõudnud lõpuks Lottemaale, aega läks, aga asja sai. Aga kaua te nüüd tegutsenud olete? Nüüd me peame 6. sünnipäeva ja 7. suve. Et siin on väikene vastuolu, eks ole, et 7 suve oleme me juba nüüd peaaegu et lahti olnud, aga siiski sünnipäeva number on 6 sellel aastal. Ja nõnda sama palju on ka jõulumaaga, et meil on nüüd tulemas 7. jõulumaaga talvel, nii et 7 suve. Kuidas Lottemaal suved mööduvad? Imeliselt. Päike paistab kogu aeg. Päike paistab. Meil oli, kõik me teame, et juuni oli selline superjuuni ja rahvast oli palju ja kõigil oli lõbus ja tore ja siis tuli vahepeal pisikene tagasilöök. Kõik inimesed ehmatasid ära selle peale, et järsku oli 10 kraadi ja hästi palju tuult ja hästi palju vihma ja nii edasi. Selle peale ka natuke Lottemaal jäi vaiksemaks. Tõsi, ei kukkunud sellist suurt kukkumist ei olnud, et nüüd üldse inimesi ei olnud, aga vaiksemaks jäi. Ja nüüd on siis selline, ma ütleksin, paradiisilaadne ilm. See tähendab, et 22 kraadi, kerge pilveke, kerge tuuleke, imeline, rahvast on palju, meil on ainult väga lõbus ja kogu aeg hea. 70 000 ruutmeetrit on seda pinda, kus on seda lust ja pidu siin kõik. Mis siin siis kõike teha saab ja näha saab? 70 000 ruutu ehk siis 7 hektarit on mõnusasti niimoodi laiali omavahel niimoodi jagatud, et sul on igas nurgas midagi teha. Ei ole nii, et ülejäänud 60 000 ruutu on mets ja ühes 10 ruudus on... Siis nagu aktiviteet on ju. Ja, et meil on nagu igal pool laiali ja siin on tõesti nüüd kõik need tegelased elavad siin kohe alguses, elavad jänesed oma suures majas, mis on meil selja taga. Ave, kas sa oled kodus? Mis sa arvad nüüd? Ma ju kuulen, et sa oled kodus. Ave, palun tule välja korra. Siin kõrval natukene edasi on kasside maja ja selle ümber siis staadion, kus käib igapäevaselt ja päevaringselt spordi tegemine. Seal on lausa 2 sporditegijat. Siis edasi tuleb laadaplats, selle ümber on rebaste maja, selle ümber on sigade maja ja kohvikud ja pannkogimajad ja kõik sellised kohad pluss kauplus. Ja siis veel ringiga tulles on kõige suurem ja uhkem maja on Lotte maja ja muidugi Oskari kuur. Ja igas majas, maja ei ole ainult see, et on 4 seina, katus, vaid seal sees on ka tohutult tore mängida, see on ikkagi sisustatud täpselt nii, nagu on multifilmis. Nii et kui laps tuleb või ka lapsevanem, et tuleb majja, siis ta tegelikult reaalselt astubki siia leiutajate külla ja see on võib-olla kõige suurem üllatus esmatulijatele, et päriselt ongi nii, et ongi sellised majad ja ongi need, seda kappi ma olen näinud multifilmis, et need üllatused on jube toredad. Meie lähme nüüd vaatame Lotte tuppa ja see on seal üleval. Lähme sinna ja Lotte juurde lähme. Lapsed naudivad lihtsalt kogu olustiku, see aitab kaasa, et sul on kogu olustik selline, täpselt nagu multikas ja nende jaoks ei ole niivõrd palju üllatus, kuivõrd palju lihtsalt tore. Aga vanemate jaoks on alati see, et poleks usku, et päriselt on niimoodi. Avastamisrõõm. Aga nüüd augustikuu on meil kohe ukse ees. Mida põnevat on siis Lottemaal toimumas veel? Ja kaua üldse avatud oled see suveaeg? Me oleme avatud 30. augustini sellel aastal ja iga päev, ma nüüd pean siis nagu rääkima sellest, et kui siit uksest sisse astud, mis siis kohe juhtuma hakkab. Et kohe algab, ütleme, hommikul on esimene asi maraton. Peale maratoni tuleb kohe suur sinna Ave maja juures, Ave polikliiniku juures etendus.
sellest kohe 15 minuti pärast on Lada platsil Lotte, Bruno ja Albertiga mängud. Kõik need pisikesed, kes tulevad siia oma iidolite pärast, saavad nüüd selle hetke, et hoida Lottel käest kinni, Brunol käest kinni ja mängida temaga heeringas 1, 2, 3 või mida iganes. Et nendel on siin nagu kogu aeg toimetamas, siis sealt edasi kohe poole tunni pärast on etendus Lada platsil. Siis on Klausi rännujutt 15 minuti pärast ja siis sealt poole tunni pärast on suur etendus, see on keset päeva kell 2, mida mängitakse sellel aastal ainult 1 kord päevas. Pikk etendus, üsna sõnaline, väga lahe, väga lõbus, väga naljakas, nagu poolitab selle päeva niimoodi mõnusalt ära ja peale seda päevas suurt etendust on veel suur kontsert ja peale kontserti kordame kõiki neid etendusi, mis on juba hommikul korra mängitud. Ehk et kui inimene tuleb Lottemaale peale lõunat või peab minema poolest lõunast ära, ta ei jää millestki ilma. Et kui ta tuleb siia kell 2, siis ta saab kõik oma etendused kätte ja etendusi on siis päevas 9 etendust, neid me mängime 2 korda enamalt jaolt, nii et kokku ligi 5-16 korda on etendus. Aga see ei väsita ära, sest seal on nii palju nagu lusti ja lõbu, et see on nagu lihtsalt puhas rõõm. See puhas rõõm, vaadake, ka see siin selja taga ka puhas rõõm juba alanud. Iga päev käib siuke tantstrall ja tagaajamine, on ju? Iga päev käib tegelikult, kas ei ole nagu sellepärast, et kaamerad on kohal, et meil lihtsalt ongi nii. Ja need noored, kes siin ühesõnaga nende kõrvadega ja sabadega, need lihtsalt ongi niivõrd lustakad, et nad pilli mängivad ja laulavad ja siin käib selline trall hommikust õhtun ilma naljata, nii et ma julgen väga selgelt öelda. Kindlasti üks väga õnnelik inimene, sellise ameti peal. Kogu aeg on nägu naerata. Tegelikult ka, et see ei ole lihtsalt sõnad, et ma arvan, et kui on kuskil koht päikese all olemas, siis on see Lottemaa, sest siin on palju päikest. Tere, Lotte, kuidas sinu suvi läinud on? Tere, mul on väga hästi läinud ja mul käib siin palju sõpru, kellega saab mängida. Nii, anname Lottele patsu ka. Julged patsu anda, aga anna siis ruska. Rusko. Oi, väga tubli. Kas sina tuled ka etendust vaatama? Muidugi lähme, Anja. Tuled? Ja sa sulistasid juba siin purskkaevus tublisti. Jah, täna ongi palav, siis tuleb ennast jahutada. Väga õige. Lähme nüüd, Melissa, lähme vaatame etendust. Et kuskil kaugel päike Lottemaal, et kuskil kaugel päike Lottemaal.